Võib-olla koos kunagi, Kusti, mina ja sina. No, päris palju mänge oli ikka tühjade tribüünides. Sa võib-olla pole seal 21+ alal käinud. See on kallima piletiga. Nad ikka nii palju jonnivad seal, et see on aju vaba, kuidas niimoodi üldse saab mängida. Kuhul sa saad nagu seda narratiivi ise seal luua. Tere taas, head kuulajad ja vaatajad. Kätte on jõudnud maikuu keskpaik ja kõrvune liivas saade läheb eetrisse oma 11. osaga. Väljas on, tahaks öelda soe, aga ütleme nii, mitte enam liiga külm. Päike paistab ja kõik Eesti rannavõrkpallurid on kenasti juba seest välja kolinud, vähemalt need, kes tõsiselt asjaga tegelevad. Nii et tuul on taas omaks saanud, aga meie tänane saade ei räägi niivõrd tuulest, kuivõrd rahvuste karikast, sest Eesti rannavolle koondiste kõige tähtsam võistlus on meid ees ootamas juba sellel nädala lõpul. Eesti meestekoondis mängib Hamburgis laupäevast esmaspäevani ja Eesti naistekoondis mängib Vilniuses, siinsamas Baltikumis reedest pühapäevani ja selle puhuks oleme otsustanud teha seekord ka erisaate. Täna stuudios 4 Eesti koondise paari, nendest igast paarist vaid üks on mahtunud täna saatesse. Need kõige tugevamad on täna püünele pääsenud ja tutvustame neid ka. Esiteks 21-aastane Kuivanen Jürgenson, paari kaitsemängija, suur filmisõber, kes monteerib vastaste mängulahti sama osavalt nagu meie saadet, Liisa-Lotta Jürgenson. Tere, Karl! Tere, Liisa-Lotta. Teiseks 26-aastane Hollas Remmelk, paari kaitsemängija, keda kunagi tunti sarnaselt tema sugulastele ka nime all Soomets, Liisa Remmelk. Tere, tere! Kolmandaks 32-aastane Nõlvak Tiisar, paari kaitsemängija, kes minule veidi üllatava faktina on Wikipedia andmetel vähemalt sündinud Tartus, Kusti Nõlvak. Vastab tõele, tervitus. Ja neljandaks Igialjas 37-aastane Fikoratkov, paari universaalmängija, kes on värskelt täna hommikul teinud ära treenerikutse 3. kategooria eksami. Urmas Piik, aplaus! Tervist! Kuidas eksam läks siis? Sa oled nüüd ametlikult võib öelda treener su kohta pärast tänast? Ja vist võib öelda küll, jah. Et seal on üldained ja erialaained. Rannavõrkpalli osa läbisin 100%, et arvatavasti Kristjan Kais on need koostanud, et tervitused talle ja kui Karl peagi tuleb eksamit tegema, siis võib natukene juurde kruvida küll nende küsimustega. Aga üldained sai ka tehtud 90%, nii et tõesti EKR3 tunnistus küll otseselt veel käes ei ole, aga ma arvan, et see on nüüd vormistamise küsimus. Kuidas siis, mida seal rannavõrkpalli osas teadma pidid? Kas sa pidid piirikoksu tegema või see oli ikkagi paberi peal puhtalt? See oli siiski jah, paberi peal, et siuke teoreetilist osa, kui kõrge on naiste võrk. Kui kõrge on? 2.24. Ilus. Siis, kes oli Atlanta olümpiavõitja meestest, esimesed olümpiavõitjad Kiralit ma teadsin, et siis oli ka lihtne see vastus õigesti panna. Et Kiral oli üks ja siis teine see oli vastuse variantidega? Just. Et Aavo Keel, Kreen ja Kaido Kreen, neid sa ei valinud? Ei valinud. Aga nad olid valikus? Selle küsimuse all ei olnud, aga kuskil küsimuste all nad olid kindlasti. Mis kõige raskem rannavoole küsimus oli? No sinu jaoks ei olnudki, ma saan aru. Seal oli üks anitamise küsimus ja seal oli vastuse variant, et õlgade suunas tohib anitada ja siis ma mõtlesin, et mis see anitamine tähendab, et kas see on anitamine või anitamine on ühe käega ikkagi, et siis vist oli ikka ühe käega on anitamine ja nii teha ei tohi. Aga üldainetes või mis seal kõige raskem küsimus oli? Anna, ma käisin suga koos lihtsalt neid kutset, neid loenguid tegema, siis olid ikkagi mingid kromosoomid ja... No Raku kohta nii väga ei uuritud seal, aga... Siis ma võin ikkagi ka minna tegema seda kutse. Ma arvan, et sa saad hakkama, jah. Sest seal ma ei saanud ikkagi väga palju midagi aru. Jah, aga ma saan aru, et 2 korda saab vähemalt proovida, et sa saad hakkama. Kui ei saa 2, siis öeldes, et sa treeneriks ei sobi ja otsi teine eriala või? No jah, mingi tase peab ikkagi olema. Selge. Kuidas teistega? Kas teie olete ka tuleviku osas mõelnud just treeneriametile? Et see on ikkagi väga loogiline, et kui tipptasemel mängitakse rannavõrkpalli, siis pärast kuidagi sujuvalt minnakse üle treeneriameti poole. Liisa, kuidas sul? Jah, me ei saa öelda, et mõelnud ei oleks, aga tegudeni ei ole ikkagi hetkel jõudnud, et siit-sealt trenne meeldib anda küll, aga jah, ma arvan küll, et see kutse võiks tegelikult olemas olla. Aga sa annad tegelikult ju trenne, ma tean, on üks tore punt, kes sul vist vähemalt mingil ajal käis siiamaani, ma ei tea, kas käib Terases hommikuti kell 7 talvel trenni tegemas. Ja täna ka tulen sealt samast. Nii, kes need toredad naisterahvad on ja miks nad nii vara trennis käivad? Hästi toredad naised,
Anne-Mar Merike, Helina, Merilin, Jaana, Marju ja Anna. Ja täitsa korralik punt on kokku saanud ja tõesti väga lahe on koos teha ja ma ei tea, enne tööpäeva trenn ära teha tegelikult on nagu mõnus ja lõpuks harjub selle 7. trenniga ära ka, et pole midagi nii hullu. No vot, ja ma pean täpsuseks siis ütlema, kes ei tea, et sa nimetasid eesnimed, kuigi meie, ma olen saate kuuled enamus said ka eesnimed järgi aru. Ja need on siis sellised Eesti tasemel ikkagi mängijad, Anne-Mar Neiland, Merik Errit ka Eesti GP-sarjas palju 4. kohti võtnud ja teised seal ka ikkagi põhiturniiri mängijad suuresti. Jah, enam-vähem, et mõni ei võistle suvel, mõni võistleb, et täitsa pigem ikkagi harrastuse eesmärgiga ja täitsa oma lõbuks ikkagi see treenimine seal. Kas on raskeid hetki ka hommikuti kell 7 sulle tulnud ette, kus naised vaidavad vastu, ütlevad, et täna ei taha seda ega teist teha? Vaidlema nad nii palju ei hakka, aga seda on küll näha, et vahest kell 7 on ikkagi uni veel. Magama on jäänud mõni väljakule? Magama ei näe, aga sa näed, et ta on veel omadega seal kuskil mujal. et siis jah, peab lihtsalt sundima end natuke käima lükkama ja sõpradelt abi saama kuidagi, et jah, väga tore. Liisa-Lotta, kas sinul ka seda treeneri indu on sees? Jaa. Ma arvan, rannavooles on nagu raske sellest treeneri tööst nagu kõrvale hiilida, et ma arvan, kõigil on mingisugune kogemus olemas. Kas kellegi, ma ei tea, asendamisega või oledki kuskil akadeemias tööl. Aga jah, ma tahaks ka selle paberi kindlasti ära teha, aga ei oska hetkel öelda, millal selleks nagu aega saab. No üks mees, kes on ikkagi sealt kaariga ringi käinud, on olemas, ma vaatasin, sa Kustiga siin žestikuleerisid, sa oled küll mingit trenni andnud ju tegelikult? Olen trenni andnud, mul on EKR 4 eksam ootab eest, mis poisid siin 3. kõrat. Aga kas on ikka rannavõrkpallis või saalivõrkpallis? Rannavõrkpall. Äge. No nii, aga... Olen ette võtnud selle tee. Ja on hakanud üha rohkem meeldima see asi või? Ma tean mingil hetkel... Ei, ma lihtsalt... Eesmärk praegu on need EKR-sid teha ja mingi hetk... No eks üldse vaatab, mis tulevikus saama hakkab siin lähiajal, aga miks mitte? Mis saama hakkab siis? Võtame ette selle teema. Ei, ma ei oska öelda. Sa veel ei tea. Palju lahtisi otsi? Mingid otsad on selged, mingid otsad on lahtised. Selge. Ma usun, et me mingis saates jõuame nende teemadeni põhjalikumalt ka. Võibolla küll. Suvi on ju pikk ja päikeseline. Loodame. Aga treenerameti juurde, et sul tegelikult on hakanud tõmbama rohkem sinna poole? Olen mõelnud selle peale küll. Jah, miks mitte proovida? Kas tahaks tippe kohe, et võtaks ka Urmase ja... või tahaks pigem minusugustega alustada ikkagi madalalt, rohujuure tasandilt? Ma tunnen, oluline on lihtsalt selline treenitavate mingi endapoolne initsiatiiv ja selline soov. Siis võib teha. Ma siia lihtsalt lisan selle peale, et kui Madridis just tiimaga olime, siis oli huvitav olukord, kus siis Hispaania esipaar Herrera Gavira tegid trenni, mis nad on mõlemad seal 40 juures, eks väga kogenud mehed. Ja siis olid 2 treenerit ka, ma arvan, nad olid seal 20, 25, no siuksed noored poisid, siis tiimaga muljetasime ka, et ei tea, et kui lihtne on siukeste meeste nagu treener seal olla, et see on ka päris omamoodi nagu väljakutse, et jah, siuke vahelugu. Kuule, aga Liisa-Lotta ja Eva-Liisa võiks siis hakata Kusti ja Marti treenima näiteks sel suvel. Siis oleks see vanuseline nagu aspekt sarnasene hispaanlastele. Võib-olla annakski mingi lisaenergia, ega ei tea. Miks mitte, Kurt? Noh, Kusti praegu mõtles juba palju meil eelarves raha on veel. Aga jaa, okei. Mul oli veel paar küsimust siin. Kuna Lotta, sa oled meil täna jälle saates, siis kas lihtsam on saates rääkida või siis seda saadet pärast kokku monteerida? Raske on võrrelda neid oma vahel kuidagi. Nii erinevad. Jah, lihtsam on ikkagi, või ühest küljest on lihtne nagu arvuti taga olla ja kuulata seda saadet ja kui kuskilt tuleb midagi, siis vajutad korra nuppu, lõikad midagi välja. Siin
võib-olla on lihtne nüüd sellepärast, et ma tean, et kui midagi juhtub, siis mul on pärast võimalus nagu igavesti kustutada ajaloost. Aga sa põhimõtteliselt suudaksid, vaata meil on põhimõtteliselt ainult, eks ole, erinevate teemade vahel on need kõllid, aga et sina suudaks osava monteerijana lõigata oma mingi, ütleme, kehva vastuse näiteks välja nii, et ükski vaataja aru ei saa. Ikka, jah. Või kõige suurem nii-öelda, ma ei tea, kuidas öelda selle kohta, et mingi väike töö, mis ma olen teinud, oli see, et kui üks kaamera läks korraks mustaks ja siis ma pidin kuskilt mingi asendusklipi nagu leidma, et siis ma võtsin suvaliselt kuskilt, kus keegi nagu nii-öelda kuulas, et see on nagu siiani kõige raskem olnud, aga jah, võiks proovida midagi muud ka teha. Okay. Kuidas, mis sulle selle monteerimise puhul meeldib? On see huvitav? Kas meie saadet monteerides on põnev töö sinu jaoks? Jaa. Võib-olla podcasti monteerimine, see on nagu kohe selline valmis rohkem nagu tükk, aga just mingite filmide ja videote puhul sa saad nagu seda narratiivi ise seal luua, sa võid täiesti teise asja teha, mis sa algselt filmisid, on ju. Et seal on neid võimalusi nii palju ja ma saan nagu panna vaatajad tundma mingisuguseid emotsioone, mis ma tahan, et tunneks ja mu arust nagu see pakub mulle tõesti sellist põnevust ja rõõmu. No meie saates on ka vahel olnud, ma ise ka vaatan üle selle, kui sa selle saadad, selle valmis saate ja sa vahel ikkagi lisad kas või mingi teksti kuskile kohta, mis on nii siuke maasikas või mingi delfiin kuskilt hüppab üle vahel või ja siis need on ka need hetked, kus ma ise vaatan, et näed, et võib-olla jutt ei olnudki nii hea, aga tänu sellele, et sa oled monteerinud midagi huvitavat sinna juurde, siis on hea, et ärge meid ega Urmast, aga kindlasti Urmast mitte, ärge kiitke, kui te näete mingit ägedat sellist lisaefekti saates, et siis saatke Liisa-Lottale. Ma tahtsin öelda Instagrami sõnum, aga Instagrami sulle just ei saa saata midagi. Meilile. Siis meilile. Mul oli teisele Liisale ka küsimus, kas rannavõrkpallurid võtavad päikest ka või piisab sellest, et sa saad trennis päikese kätte? Ei, väga ei võta. Pole nii tervislik. Oleme jõudnud sinna. Sinna ikka? Sinna ikka oleme jõudnud, jah. Seda on rõõm kuulda. Väljas on ikka tore olla, aga niimoodi väga praadima nüüd ei lähe. Selge. Meie vähemalt. Ja Kusti, kus on sinu elu kõige paremad treeningväljakud olnud maailmas? Wow. Eks kuskil ranna ääres, kuskil ookeani kõrval. No Manly Beach, Austraalia tuleb meelde, Sydneys. Näiteks jääme sinna praegu. Jääme sinna. Plaan sinna kunagi tagasi ka minna? Jah. On? No väga tore oleks midagi. Oleks. Mul ka tekkis kogu hea emotsioon kohe, kuigi ei ole seal käinud. Võib-olla koos kunagi, Kusti, mina ja sina ja rannavõrkpall. No tore, meil on täna sissejuhatused tehtud, tore oli kuulda erinevad mõtted erinevatel teemadel, läheme siit järgmise rubriigi juurde. Ja me näeme edasi saatega, meil on ees ootamas nüüd üks või teine rubriik, ikkagi see rubriik tuleb alati ära teha, ükskõik kas on helisaade või mitte. Esimene küsimus, Urmas, sulle. Kas sügav sõprus Jaan Tätte või Joe Bideniga? Jaan Tätte, igal juhul. Ja miks? No, ma olen korra elus Vilsandil käinud, see on väga äge saar ja kui siuke sõber oleks, siis saaks mõned korrad kindlasti veel käidud seal ja mõnusalt aega veedetud seal ja palju võib-olla ka sisukaid vestlusi peetud, nii et valin selle. No, väga ilus vastus, õige vastus. Kusti? Joe Biden. Ja miks? Ega ta nagu sümpaatne inimene tegelikult ei tundu, aga selline võtab ette ja teeb asju suurelt ja läheb oma eesmärkide suunas. Päris selliselt. See on selline inspireerivam minu jaoks, kui olla erak oma saarel. aga kui paremini laulab, siis muidugi Tätte laulud on suurepärased. Bideniga lihtsalt sõprus võib suht lühikeseks jääda. Võib. Aga see ei olnud osa küsimusest. Nagu. Liisa, kumba sa vastad? Jääksin siiski Tätte juurde. Ja sest? Ma ei tea, kuidagi kodusem ja tore. Kuigi, kui sa Joe kutsud võib-olla Tallinnasse oleks ka kodune. Ta ei kanna pintsakud, ma arvan, kogu aeg. Täitsa mõnus mees. Aga ei, ma arvan, et täitsa põnev oleks tegelikult kuulata Tätte mõtteid. Ja laule. Ma käin näiteks Mustamäe spaas talvel tihti ja seal on üks saun, kus on ainult Tätte laulud ja alguses tundus kõige laedam saun, et ma kuulen Tätte laule, nüüd mul on nii kopp ees, et võtan pange midagi muud. Seal vist on 2 sauna isegi minu arust, kus on tuleb Tätet ainult. 2 tükki või? Sa võib-olla pole seal 21+ alal käinud. See on kallima piletiga. See on, Kusti, ma olen sellest unistanud, nagu sellest Austraalia rannast, aga sinna ma ei ole veel oma jalga seadnud. Üks kord läheme. Ma hakkan raha koguma.
Jeesus, Kusti, mis siin selgub. Lotta? Ma olen siis ka Bideni tiivas. Ma arvan, tema, kui sa nüüd annad niimoodi valiku, et võtta üks või teine. No nad on ukse taga, saade läbi saab. et Bidenini on raskem jõuda kui Tätteni, et ma arvan Tätteni... No sa Vilsandile proovi saada ise. No ei, tead seda 7 mingi tutvuse teooriat, et sul on iga inimeseni mingi maksimaalselt 7 seda nagu kontakti, et kui sa hakkad minema. Et siis ma arvan, Bidenini on nagu 7 kõik olemas, aga Tätteni võib-olla 2 maksimaalselt. No õige, väga ilus. Ja selle põhjal ongi sõprused, keda sul raskem on kätte saada. Ilus. Teine küsimus. Oot, kas sina ise siis ei vasta? Tättest oli kopp ees, siis Biden. Ei, no kui me Tättega teeme kokkulepet, ta ei laula neid laule, mida ma saunas olen kuulnud kogu elu juba, siis ma ikkagi võtaks Tättena. Äkki kutsub poja või ka, et... Parmupilli. Ei, Tätte, mul tundub ka, et siuke sisemine puhastus kuluks marjaks ära selles kiires linnaelus. Sest Jaan Tätte viimases Pealtnägijas, kus ta oli, tal oli juubel vist, ma ei tea, kui vanaks 60 minust. 60 ja siis ta ütles ka väga ilusti, et kui kõik inimesed teeksid vähem asju, kui nad teevad, siis oleks maailm parem koht või midagi sellist. See nagu läheb väga temaga kokku, sest et seal oli mingisugune nagu tõetera sees mu jaoks, et see oli ilus saatelõik. Ja kuna me, Urmas, töötame sinuga koos, siis mul on plaanis nüüd hakata kasutama seda, et Urmas... Sellega see ei päde. Täna ma teen vähe, kui mitte üldse midagi. Aga mingis osas pädeb kindlasti, et niisama rahmeldada pole küll mõtet, jah. Täpselt. Ja nii, teine küsimus. Alustame Kustist seekord. Kas mängida ametlik võistlusmäng selgelt liiga tössi või selgelt liiga kõva Mikka Assapalliga? Rahvusvahelisel turniiril vist ei ole ette tulnud seda, et kui ikkagi pall on töss või liiga tugev, siis sa saad seda, või kohtunikud kontrollivad enne igat mängu vist? Jaa, kontrollitakse üle. No natuke liiga kõva on olnud küll. Eks ta päikse käes vahepeal läheb, kui liiv on ka hästi kuum ja võib seal paisuda. Aga ikkagi mäng on rohkem mängumoodi, kui ta on täis, ma arvan, see pall. Tösspall ei lenda. Ei lenda, tugevaga pigem? Jah. Okei. Lotta? Pole ja midagi muud lisada, Kusti rääkis kõik ära, kõva pall 100%. Kuule, mõni segapaaride turniir on tulemas, siis mina juba küll näen siin nüüd väga potentsiaalset poodiumi koha omaniku. No aga korralda. Jah, ma kusjuures Kurat, ei saa küll öelda, et ei oleks korraldanud neid turniire. Viimase aasta jooksul vist 80 turniiri oleme teinud, aga ikka vähe. Urmas? Oleneb, kui vastane on selgelt tugevam, siis valiks tössipalli, kui on selgelt nõrgem, siis valiks kõvapalli. Täitsa tössiga meiks ka ära selle. No ja tundub, et see on veel rohkem loto, et šansid suurenevad siis. Ja Liisa? Jah, nõus ikka pigem kõvem. Kuigi ma pean ütlema, et minu arust vahepeal, ma ei tea, mis see number seal täpselt pallis peab olema see rõhk. Teate või? Urmas? Siis kui turniirid on, siis me oleme teadnud, aga mul meeles ei ole. Minu arust me oleme suht tihti, vahest jõuame võistlustele, pumpa pole kaasas, nagu ikka, ja siis keegi kohtunik paneb täis, aga jumala tühi on. Et minu arust nad ei tee päris õigesti vahest. Aga see vahemik on ka tegelikult täitsa nagu tuntav, nagu, et kui ta on ühes ääres, siis ta on ühesugune, ja kui ta on teises ääres, siis ta on hoopis teine. Nagu, et... Kuidagi jah, vahest läheb lappama kohtunikul. Mina mängiks ka pigem tugeva palliga. Kuigi nüüd Urmas pani jälle mõtlema, et Urmas on sügavad mõtted elus, et tössiga tõesti ju šants võib-olla suureneb. Võita mol soorumit mõtle. Tõenäoliselt Rossist ässa on ka lihtsam lüüa või ei ole? Ta lendad Rossini välja. No oleneb, kui töss ta on. See Kusti seda me ei tea. Okay, täna on see lahtine, ta on töss, on meil ainult info. Töss. Okei. Ühesõnaga, lähme edasi. Viimane küsimus. Kas pärast mängu lõppu tugev kallistus ja hopasse võtmine kohtunikuga või vastasega, kes on sind äsja napilt võitnud? Et peadki minema ümbert kinni, et tõmbama kohe see rõõmsalt kuidagi ägedalt. Vaat see on nagu valik, et pead tegema ühte. Ühe pead tegema, jah. Võt, aga esimesel variandil võitsid või? Või igal juhul kallistad kohtuniku või igal juhul kaotad? Igal juhul kaotad, teeme nii. Aga kallistad kohtuniku ikka. Kallistad kohtuniku, jah. Ja võtad hopasse korraks. No mitte nüüd sedasi, et lähed. Ei jookse ümber väljaku. Ei jookse. Võid, aga ei pea. Ma saate huvides, mul tundub see nii halb küsimus, et äkki vastame kiirelt ära, et mina kallistaksin siis vastast.
milline Eesti mängijas võiks olla, keda sa pärast nappi kaotust hea meelega kallistaks? Siim Ennemuist. Tahaks komada, ma arvan, selle tõenäoliselt. Liisa. Ma kallistan ka vastast, sest ma ei jõua võib-olla seda kohtuniku sülle. See on aus, jah. Mulle tuli sama mõte, et võtaks sellised madalama kaaluga ja isiku sülle endale. Ja teeks ikkagi ringi. No, kuidas selge on. Sul on see, kus juures. Sa võid panema Mardi tassima, jah, sa ei saagi ise. Ei, selge on okei tegelikult. On okei. Tegelikult käisin just teie pilti tegemas ja tuli välja, et on väga ilus. Super, siis võib ju tõsta ise. Ja Lotta? Ma arvan, et see on see küsimus, mis me nüüd välja lõikame, aga ikka vastast, jah. Vastast. Mina võtaks küll kohtuniku opassena. Kohtunikud on need, kes on minust, nemad ei võida kunagi mängu. Nemad alati nad lähevad mängule vastu kõrgit ootlustega, nad kunagi ei võida. Aga siis oleks võib-olla ka rõõmus, et ma tulen nii ütlen, et see ei jäänud sinu taha. Täna oli meie kehvad ja sina tegid väga hea partii. Sinu taha. Aga ma luban, et kui ma mängin see aasta suvel, siis ma Eesti GP-sarjast teen ära selle. Tavai. Ma luban selle, ma teen ära selle. Võib-olla alustan midagi kergemast, aga võib-olla Ukuga. Ma vaatan, kuidas selg on. Selja vöö peale, kui teid kõvasti kinni läheb. Jaa, Uku on siin. Aga ainult kaotuse puhul, eks? No aga mis mul muid on tulemas või? Urmas Viik, optimist. Mina tunnen vahepeal mul heli kaob ära, ma lihtsalt küsin meie helimehelt, kõik on hästi, heli tegelikult töötab hästi, lihtsalt klappida, see on okei, me ei peagi ise kuulma, mis me räägime. Head sõbrad, üks või teine rubriik on läbi võetud, läheme edasi juba rahvuste karika juurde. Ja me läheme edasi, meil on ka, ütleme, selle saate kõlli ajal olen ma esiteks saanud Liisa-Lotta käest noomida, et ma heliküsimust ei küsinud kõlli ajal, mis on väga aus tagasiside ja pluss lihtsalt teised naersid minu üle. Aga te olete vahepeal omavahel palju trenni teinud, eelkõige ma tean Liisat, kõik ja Helene ka loomulikult. Te olete üldse rohkem treeninud ka eelmisel aastal koos, see on vist üks tore positiivne selline samm. Jaa, absoluutselt, kuidagi praegu on need graafikud läinud paremini klappima. Mu arust eelmine aastal te olite vist päris palju koolis, et kuidagi seda hommikust aega nagu ei olnud leida. Aga praegu tõesti teeme palju koos ja päris korralik. Olete sõbrunenud ka või? Jaa. Lotta, sa tuled sama? Mina vähemalt olen. Jaa, meil kooliga on praegu lihtsam ja see päriselt jah, kui me teeme koos, see arendab meid kindlasti. Loodetavasti Liisat Helenet ka, sest ma ütleks, et see omavaheline nagu tasemevahe ei ole suuremaks läinud, aga seda, kas ta väiksemaks on läinud, seda ma ka ei oska öelda. Aga jah, siis loodame, et mõlemad paarid on edasi läinud, mitte nii, et on nagu samale tasemele jäänud. Kuidas te enne seda treeni tegite, eks tavavaata võib küsida, et kui te olite eraldi enne, kuidas Eestis see treeni sai teha, kellega te pidite tegema või kuidas see välja nägi? No ikkagi kahekesi saab ka päris palju ära teha, pluss siis treener, et see pole tegelikult kunagi nagu probleem olnud, et üldiselt jah, kui kuhugi välja hakkame minema võistlustele, siis mingid sparringud otsime, et teie olete meil trennis käinud, veel mõned harrastajamad, sellised normaalsed tasemelt mehed just oleme otsinud endale vastu, et Rivo teeb meiega tihti kaasa, et leiab neid vastaseid küll, et tegelikult ei ole nii suur probleem. Kurat, naistel on hea ikka see, võta mehed punti ja tase on hea nagu. Teil on raske, eks, selles suhtes? Jah. Kui sa Eesti parim paar oled, siis sa naljalt paremat paari Eestist ei leia. Vastab teile, on tõesti. Aga Lotta, teil on sama tegelikult, te olete ka treeninud meestega ikkagi mingil määral ja just ma olen nüüd märganud sel kevadel, te olete eriti palju kutsunud erinevaid mehi trenne, et teil on ikkagi, ma ütleks väga... Meil jah, tõesti oli selline värbamisperiood, kus Liisa ja Helene olid oma tuuril ja siis sina käisid, on ju, Nils käis ja... Kaur-Erik käis. Kaur käis, Tiima käis ühe korra rohkem, ei kutsunud teda. Sten Vahtras käis, et on nagu inimesi, kes tulevad, aga siis jälle see nagu graafikute ühendamine on see raske pool seal. Tegelikult on neid mehi, kes nagu suure hea meelega tuleks, aga lihtsalt peab siis sättima neid aegu. No võt, kui tore. Kuidas need omavahelised treenid on läinud siis? Mida te trennis reeglina teete? Kas te ikkagi teete raskeid harjutusi või arvestades seda, et suvi on ees ootamas ja te olete juba hooaega, kes alustamas, et ikkagi teete sellised mängulisi trenni omavahel? No praegu on ikka mängulised. Sõltub on ju perioodist, et mis faasis keegi on.
aga talve poole kindlasti rohkem tehnikat, mingid tennispalli koordinatsioonid ja sellised asjad, kõik on ka väga kasulikud. Aga jah, praegu lühemad trennid, mängulised trennid, erinevate kiiksudega mingid mängud seal on, et Liisa, kuidas sa Lottat täna iseloomustus kui vastaspaari kaitsemängijat? Milline mängija ta on? Väga tubli, selles suhtes meie tunneme küll, et see noored on väga pika sammu edasi astunud ikkagi, et trenni on põnev koos teha, mitte et enne üldse ei olnud, aga ma arvan, et enne oli see vahe ikkagi nagu suurem ja praegu neid trenne tuleb küll ette, kus kuidagi ei saa vastu, et teevad, mis tahavad, eriti Lotta puhul on just väga kiireks on ta käsi läinud ja ründab päris kiiresti ja kõrgelt, et ja kaitses ka toob palju üles ja Eva samamoodi, et jah, selles suhtes nagu meil on ikkagi ka enesekindlus olemas ja teame, et oskame mängida, aga just ongi nagu põnevamaks läinud need trennid ka omavahel, et ei tule nii lihtsalt ja teevadki omad asjad ikkagi täitsa korraliku tasemega juba ära. Kas te trennis arutate kõik asju läbi, et näed, et ma ei tea, et Lotta vastu mängin nii, sest et ja nii edasi, või teil jääb ikkagi mingisugune distants sisse, et te teate, et võivad tulla Eesti meistrivõistluste tähtsamad mängud ja et te päris kõike ei taha omavahel trennis arutada või? Ma arvan, et seda ei aruta vist kumbki pool, et ikkagi mis taktikaga või mis need nõrgad kohad või mis lahendused mingitest olukordadest, mingid mustrid nagu välja joonistuvad, et nendest me ikka ei räägi, vähemalt meie teile pole neid öelnud, et kui me midagi nagu ära näeme või jagame ära, et siis me neid ikkagi ei jaga ja mängime selle pealt trennis ikkagi edasi. Ma arvan, et me nagu tegelikult teame ka nagu enam-vähem nii hästi lihtsalt, ma mõtlesin just üks päev, et nii igav oleks teie vastu mängida, ma teaks nagu täpselt, mis ma teeks Liisa vastu ja mis ma teeks Helena vastu ja ma teaks, mis nad teevad minu vastu ja mis nad teevad Eeva vastu. Aga ma arvan, et tegelikult mängus ei oleks see igav, sellepärast et mäng on ikkagi täitsa teine kui trenn. Vähemalt meie jaoks ja ma arvan, et ka teie jaoks. või üldiselt on see trenni keskkond on ju trennikeskkond, et ma arvan, et seal hakkavad võib-olla täitsa mingid muud asjad mängima võistlusolukorras. Kusjuures ma pean ka, ma saan jutust nagu osa võtta ka mängijana, et me mängisime, tegime ise A-liiga turniiri sel aastal talvel ja mängisin poolfinaalis Siim Ennemusti vastu, väga hea sõber, kes teeb igapäevaselt meiega koos trenni ka ja seal oli küll see tunne, et sa ju tead Siimu läbi ja lõhki ja Siim teab mind läbi ja lõhki. Ja siis esimese game'i meil õnnestus võita tema ja Sten Vahtrase vastu, mina mängisin siis ühe toreda poolakaga ja just ma ise tundsin seda, et ma olin kogu aeg, suutsin esimest korda elus, ma tundsin sellest hästi, ma suutsin kogu aeg olla sammu võrra oma sõbrast eespool nagu käikudega, et Siim on plokki mängija ja ma kogu aeg üritasin üle mõelda seda, et mis ma eelmisena tegin ja mida tema nüüd minu vastu võiks teha ja mul õnnestus see. Aga teises game'is enam ei õnnestunud, lõin järjest mitmed korrad kuskile plokki, kui ma ka üritasin justkui mõelda läbi seda tema sellist mõttemaailma ja kolmas läks juba kindlalt neid. Urmasel on mingi mõnus kommentaar siin. No seal sa lihtsalt väsisid ka, olge ma ja väsisin ka, jah. No, jah, seda küll, see on ka tõsi. No, aga et oli huvitav selline, et ma olen nõus nagu Liisa teooriaga rohkem, et ikkagi kui mäng ja sa mängid oma sõbra vastu, siis mina ütleks, et see on võib-olla eriti huvitav, et sa nüüd üritad teda üllatada, sest mõlemad teavad väga hästi üksteise tugevusi. No vot, kuidas Kusti ja Urmas teie, kui te omavahel treenid, et eks te teate ka ju teineteist paaridena väga hästi? Jah, eks ikka. Meil on natuke vähem võib-olla seda olnud, et ütleme sügise poole oli rohkem, siis on siin erinevad pausid olnud, kes on võistlustel olnud, et jah, ja meil on päris tihti ka mingisugused erinevad ülesanded võib-olla mängus sees, et me niisugust võistlusmängu väga tihti, jah, mõned üksikud on olnud, et jah, hooaja algus tuleb meelde, kus me tegime ka niisugust rannakunni formaadis turniire. Siiamaani on mõned asjad ära klaarimata, kuigi lõpptulemus on vist kõigil olid nullis. Ma ei mäleta. Meil olid ju mingid õlled vahel ju. Just, alkoholivabad õlled. Mul on meelest läinud juba, pane meili. Et jah, aga selles suhtes ikka nagu tore või kui niisugeste meeste vastu saad trennis teha, siis igale poole ka ütleme sinna MK-le minna, et kui on seal 2.05 pikkune plokimees vastas siis, ja kaitses ka kiire vend, siis mõtled, et ega Marti Kusti vastu saab hakkama, peab nende vastu ka saama. Et see nagu kindlasti teeb selle asja nagu lihtsamaks meie jaoks, et aga jah, Kusti saab teist poolt kommenteerida, et kindlasti neil oleks vaja siin niuke vähemalt
tugevama ploki vastu trenni teha, et see on just see, mis meie võistkonnas on nagu võib-olla kõige nõrgem koht ja kus oleks nagu trennis rohkem vaja vastupanu. Ja 100% nagu ma tunnen, et me võiks käia välislaagrites rohkem. Erinevate paariliste vastu saada seda kogemust. Trenni olukorras just, et kuidas mingeid enda asju sisse harjutada, mingi sellise kas tundmatu käekirjaga võistkonna vastu või siis lihtsalt mingite suuremate blokkide vastu. Et see oleks küll oleks minu soov. Kusti, paranda mind, kui ma eksin, aga kas see MM-i 5. koha aasta, kas tegite selle esimest korda talvel pikema laagri Tenerifel ja kas see ei olnud ka üks edu nagu aluseid, et te saitegi pikalt olla heas kliimas, teha tugevate paaridega trenni? Me olime seal vist või? Ma arvan, et see midagi andis juurde ikka. Aga kui palju täpselt? Keeruline öelda, ma mäletan, me tegime seal, see oli sees mingi, ma ütlen nüüd kohe, see oli siis COVID-i järgne aasta, ma mäletan, siis ma taastusin ka vist esimesest COVID-ist, siis laagri algus oli, füüsiliselt oli ikkagi raske mulle. Eriti kui vastaseks sattusid näiteks Vaaman ja Helvik, siis pidi palju jooksma ja siis pidi pärast mõned päevad puhkama, et uuesti trenni saada teha. Aga ma arvan, et see andis hea lükke küll sellesse hooaega. Et võiks veel teha. Ma küsin siia edasi Urmas. Eestis, ma arvan, meil on paljud saate kuulajad, kes Urmasega erinevatel turniidel peavad mängima. Sina, Kusti, kui tugev kaitsemängija. Urmase rünnaku amploa on päris lai, hästi oskab vastast üle mängida oma rünnakuga. Kuidas sina tema vastu kaitses mängid? Ma julgen öelda, et teil vist ei ole nüüd nii suurt rivaliteeti, et sa julgeks siin taktikalisi selliseid mõtteid avaldada või? Urmas lööb hea piirikoks ja sükker poolik terav diagonaalilöök ja siis on seal vahepealsed asju. Et seisaks seal vahepeale, vaataks, kumb tuleb. Prooviks kätte saada. Et sa tema puhul tihti mängid ikkagi reageerimise peale, et sa oled vahepealses keskel, väljaku keskel ja oled valmis jooksma kõik üles. Kui ta on heas positsioonis ja ma olen täpselt keskel, siis ma mõlemat ei saa. Seda ma olen proovinud. Aga kui ta on natuke kehvemas positsioonis, siis võib-olla saab. Mardi blokiga siis, eks ole, see peab olema ikka korrektne kõrge blokk seal. Mingi teise blokiga ei ole proovinud, aga võib-olla saab. Aga kui ta on heas positsioonis, siis on ka need jooksmised tulevad kasuks. Näiteks eile mingid need piirikooksud olid kõik kombinatsiooni peale mängitud, mis ma sealt kätte sain, et ma muidu poleks saanud. Kombinatsioon on siis see, et viimase hetkel Mart hüppab näiteks diagonaali ja sina jooksed piiri üles. Jah, varastan siis nagu veidi. Selge. Urmas, kuidas sina näiteks Kusti vastu mängid või kuidas sa teda rünnakul üritad lugeda? Mis on tema tugevused, nõrkused? Tal on sarnased asjad. Tal on kindlasti löök on ka tugevamaks läinud siin, ma ütleks viimase aastaga või võib-olla, ma ei tea, mingi aja sa oled, ma arvan, teadlikult sellega tegelenud, et see teeb ka selles kaitses seismise ebamugavamaks, aga natuke on sama asi, et kui ikkagi tahta seda palli kaitses kätte saada ja normaalselt rünnakule ka jõuda, siis paratamatult tuleb lugeda, et natukene ennustada ja teha enda jaoks mentaalselt see plats natuke väiksemaks, et arvestadki, et mingit asju ei jõua ja sellega tuleb leppida. Aga see ongi nagu MK-d mängid, siis peabki niimoodi tegema. Et ei ole varianti, et sa seisad keskel ja sa tood kõik ära. Et seal on võib-olla mingi 5 kohta ja sa pead siis nagu valima, et ma praegu võtan selle 1 nendest 5. Ja kui ta teeb need üle 4, siis ta tegi need üle 4 ja kõige nukrem on see, et tihtilugu sa võib-olla valid selle 1 koha, ta teeb selle ja seda ka kätte ei saa. Blokk on võrgus tavaliselt kuratselt. Või isegi kui sa lähed täitsa selle järgi, ta teeb ikka piisavalt hästi selle, et sa pead ka ikkagi ise osav olema ja hästi seda palli kontrollima, et see on lihtsalt nukker, nagu ikka juhtub neid asju, et sa teed nagu justkui õige lugemise, oled selle õiges kohas, selles 1 ruutmeetri sees enam-vähem ja sa ikka ei saa nagu sealt edasi, et neid tuleb kätte. Lotta, mis sa Liisa kohta ütleksid, meil ei veel sinu hinnang saamata? Ma ütleks, et on positiivselt tüütu minu jaoks. Mida see tähendab? See tähendab, et ta on vahepeal seal, kus ma ei taha, et ta oleks.
sa oled Liisa seal. Mis see tähendab? Proovi anda meile sellist sisevaadet. Kõige rohkem vist juhtub siis, kui on pall peal, ma mõtlen, et nüüd ma pean Helenega võitlema seal ja et Helene on mul see põhivastane, kellest ma pean üle mängima, aga unustan nagu ära, et Liisa on ka seal taga kuskil. Ja siis ta loeb nagu nii hästi ära, et jah, ma saan üle Helene ploki, siis tunnen veel uhkust, et sain üle ja siis Liisa lihtsalt seisab juba seal nagu, et see on nagu tüütu ja mingid löögid, mingid koksud on ka siuksed, et täpselt nagu Urmas kirjeldas, et seisad nagu õige koha peal, aga ikka tuleb nii teravalt ja nii hästi see, et nagu ei ole võimalik nagu kontrollida mul veel, vähemalt praegu. No Liisa, väga tubli oled. Väga tubli. Tuleb huvitav hooaeg, kuulates teid rääkimas. Läheme siit sujuvalt edasi. Meil on üks tore baar, Piik Korotkov, käinud värskelt Madridis MK-etapil. Ja te mängisite siis kvalifikatsiooni, võitsite esimeses kvalifikatsiooniringis Saksamaa, vaatasin umbes 10 paar on see Fröbel ja Riechel ja võitsite neid 2-0 ikkagi võrdlemisi kindlalt ja kvalifikatsiooni teises ringis kaotasite siis taanlastele Mölgaardile ja Huumannile 0-2 suhteliselt tasavägise mängu, aga olite mõlemas skeemis, kui ma ei eksi, ikkagi ees. Ja need taanlased siis, kes on Taani esipaari moodustavad, läksid põhiturniirile ja mängisid lõpuks finaalis. Finaali küll kaotasid, aga anna natukene väikest ülevaadet sellest Madridi turniirist ja sellest üleüldisest nagu seisust, et kes seda tugevused siis 3. MK etappi mängis või mängivad? Selles suhtes jah, mina ütleks ikka korralik tase, et seal ongi, ütleme, ma ei tea, Saksamaa 3-4 paari oli, poolakaid olid, kõik on ikkagi professionaalsed tiimidega, treeneritega kohal, no enamus, et võib-olla taanlased ei olnud, meie ei olnud, mõned võib-olla veel, aga mitu päeva varem kohal, teevad korralikult trenni ja sakslastest rääkides, siis seal oli ka üks, vist oli 2.05 plokivana, natukene siuke võib-olla tehniliselt mitte nii osav ja siis kaitsemees oli päris hea, vist eelmine aasta võitis ka MK-etappi teise paarilisega Futuresi etappi, mis ei olnud küll nii tugeva tasemega, et see esimene mäng nende vastu olime ise natukene pehmed, mina eelkõige, et siukene vastane mängis targasti, et ma natukene pelgasin seda plokki seal, jäin nagu pehmeks lahendustega ja ta tegelikult mängiski nii, et ta keskelt ootas ja päris paljudele asjadele sai nagu alla, et eks ma mängu edenedes läksin ka võib-olla natuke rohkem mitmekülgsemaks ja selles osas oli tore, et vaatamata sellele me ikkagi üsna kindlalt võitsime, et ma arvan, et mängisin võib-olla keskmisest alla mängu. Järgmine mäng taanlastega mängisime keskmise taseme kindlasti välja, võib-olla panime sealt natukene isegi üle, et ma tundsin ennast Saidaudil ka oluliselt paremini, aga no need taanlased, üks oli jälle 2.05, teine oli 95, siuksed, ma arvan, tugeva saalitaustaga väga jõulised mängijad, mitte meile võib-olla väga sobilikud, et plokiga ei saanud neid ka väga kätte või ühtegi korda vist ei saanud või Tiimo ühe äkki sai sealt, servi ässasid samamoodi mitte, et siis oligi päris raske, aga sellele vaatamata jah, me olime, ma arvan, mõlemas skeemis olime seal 4 või 5 punktiga isegi ees, et meile mitte omaselt võib-olla üles-alla mänge hästi palju, et ei suutnudki 3 side-out'i järjest ära lahendada ja kui hea paari vastu MK-l on see, et paned side-out'i mängu, et siis küll kaitses saad üles ja saad uuesti lahendada, siis seal nii väga ei saa, nagu et seal toojakse kaitses üles, lüüakse pall maha ja läheb edasi, nagu et see on nagu võib-olla ütleme kõige suurem Eesti ja MK vahe ka, et sa pead natuke side-out'il efektiivsem olema, et ei saa siukest üle võrgu mängimist liialt pikalt lubada. Ja ma küsin vahele, kas sa said nagu kinnitust sellele, et ikka mida kõrgemale tasemele minna, et kõik muud elemendid on ka toredad, aga side out on ikkagi see, mis määrab suuresti nagu paari tugevuse? Ma nii päris ei ütleks ka nagu, et side out on nii ehk naa number 1 igal pool, kus me mängime, aga seda enam seal see servi täpsus, kõik asjad ikkagi on igalt poolt natuke tuleb nagu juurde panna.
aga jah, üldine tunnetus oli nagu mõnus, et me tegime seal põhiturniiri kreeklaste, iisraellastega trenni. Ütleks nii, et kui nendega peaks mängima, ei tahaks küll kaotada. Noh, kellelegi ei tahaks kaotada, aga nagu reaalselt hinnates, ma arvan, meie šansid oleks isegi kõrgemad. Ja selles suhtes nagu andis positiivset, et aga jah, seekord siiski veel nii. No võt, mul oli mingi hea küsimus jälle juba vahepeal soolas, aga su jutt oli nii ilus ja voolav, et see tore küsimus vahepeal kadus. Aga mis sa veel sellest MK-etapist rääkida oskad? Kui suur ja tähtis siis Madridi-suguses suurlinnas see etapp oli? Meie nägime terve peaväljakul ju mõlemad mängud ka. Oli korralik ülekanne, nüüd palju, aga oli ülekanne ja oli ka neid mänge näha. Seal oli omajagu pealtvaatajaid sattunud teie mänge vaatama, aga mis sa üleüldiselt ütleksid? Jah, see oli sellises toredas olümpiakompleksis seal Madridis, ta oli küll linnast üsna kaugel, mööda kiirteed tuli sinna minna. Ta oli linnast täitsa väljas või? No ta oli linna ääres nagu, et ma arvan, et võib-olla kesklinnast 20 minutit sõita. Meie ööbimiskohast oli ka 9 kilomeetri kaugusel, et siis kui me olime kvalifikatsiooni pähe saanud, järgmine päev soomlastega trenni läksime, siis me otsustasime Tiimaga, et me läheme jala. Et sai sen nagu seigelda ja liigelda oma jagu, et selles suhtes ta ei olnud nagu kõige mugavam, et oled kuskil ühes keskuses ja kõik on käe-jala juures, et sinna ikkagi oli korralik retk, aga ei, see oli igati korralikult tehtud. Tõesti olid, meie mäng olid vaatamas mingid lastepundid toodud, aga päris palju mänge oli ikka tühjade tribüünides seal ka, et ma vaatasin isegi lõpuni välja, et Hispaania paarid ei mänginud seal eesotsas ka. Ja ütleme nii, et samal nädalal meistrite liiga poolfinaali jalgpallis küttis natuke rohkem kirge, et jah, sai seal Bernabeu juures käidud ka, kui see mäng toimus ja see jalgpall on natuke teisel tasemel seal. Aga te mängule piletid üritanud saada? Tiima vaatas küll, mis ta leidis seal 1200 € või midagi sellist kuskil kõige kaugemal katuse all nurgas, et siis me otsustasime, et võib-olla lähme selle rahast mõnele MK-le ikka veel. Ja Futuresi võidu eest saab toina, aine? Jep. Ikka poleks saanud. Isegi ühtegi piletit ei oleks saanud, jah? No, ja selles suhtes, see on karm reaalsus, et isegi kui ma oleks võitnud selle, siis rahaliselt nagu nulli jääda ei ole reaalne. Et puhas ikkagi selline, sa toetad iseenda tegemisi? No, toetajad ka toetavad, paljudel toetajaid on nüüd seda? No meil mõned head toetajad ikka on. Royalgrab.ee ja MBR Metals on võib-olla põhilised 2, mis võib välja tuua. Selge. Kui sa nii küsid juba. Jaa, ma küsisin nii ja sa vastasid väga hästi. Aga no põhimõtteliselt ikkagi toetajad, see on puhas sõprus, ega te ei ole päris selline paar, kes läheks suvalise ukse taha? Jaa, absoluutselt jah, et need on ikkagi, kes võib-olla nad ikkagi tuttavad, kellel on endal rannavalle püsik sees. Ma usun, et näevad võib-olla Tiimas ka niisugust suuremat potentsiaali tuleviku vaates. Nad on öelnud sulle, et nad sinu ei näe? Ei, ma ise olen nagu realistlik, et ma arvan, et see on nii ja no see oleks mõistlik nii ja siis aitavad. Selge. Teil on nüüd plaanis maikuus veel mängida, pärast rahvustukarikat lähete Saksamaalt kas otse Itaaliasse? Jah, otse lähme Napolisse, seal on Battipaglia Futuresi etapp Lõuna-Itaalias. Me tuleme ka. Super, siis on üheskoos toredam. Ja no seal alustame ka kvalifikatsioonist, tahaks sealt ikka põhiturniirile murda, aga kunagi ei tea ja sealt edasi on meil ikka mitu Futuresit. Krakowis on vist on juuni alguses Futures etapp, Rakvere tuleb juuli alguses, Leuven on Belgias juulis äkki ja seal juba suve teises pooles me pole veel reganud ja paika pannud, aga mõtted on ikka minna veel. Ja praegu teed ikka kvalifikatsioonis ka Futuresis, et teil väga lihtne vist põhiturniirile Euroopas toimuvatele Futuresitele saada ei ole? Ei ole ja siis enne tuleb ikka põhiturniiril tulemus teha. Selge. Liisa, teie olete peal põhiturniiril Itaalias? Ei ole. Kvalis 7. vist alles. Jah. Itaalias tegelikult on teada, et pigem seal need kohalikud paarid on ka päris okei tasemega ja eks me ikka mõned punktid siin kaotasime siis ka oma selle Brasiilia ja Mehhiko tuuriga, et kuigi ma ei tea, et ma vist varem oleks, meil on vist 700 punkti või midagi peale, et ma ei tea, et ma oleks nii kaugelt alustanud varem nagu turniiri, et sellest tore, et loodetavasti on nagu korralik tase.
Ja see ongi teil siis järgmine turniir samamoodi pärast Nations Cupi. Liisa, võtta, mis teil plaanid on pärast Nations Cupi? Meie lähme Šveitsi, Spies ja Jaan ja Kaur mu teada peaks ka sinna tulema, mõtlesime koos karavaniga minna, aga siiski Karavan, mitte see ansambel siis? Jah, mitte ansambliga. Kaamlite käik. Okay. Aga jah, Šveitsis teeme laagri ka, väikse sükse minilaagri soomlastega ja pärast seda siis kohe Türki U22 EM-ile. See on siis juuni alguse kant? Jah, 6-9 peaks ta olema. Et katsume sinna üle elada ja siis mingid turniirid on ikka, kus me tahamegi minna, aga see on praegu nagu põhifookuses meil. Ja te mängite suve ikkagi tõsiselt lõpuni just MK-sarja silmas pidades? Ja meil kalender tuli eile välja. Seal Eesti etapid ongi ainult Seevsa ja Rakvere, aga kui peaks, ma ei tea, Tartusse või Paidesse jõudma, siis need on ka ikka sellised kohad, kus oleks väga nunnu mängida. Nunnu tõesti. Eva-Liisa Kuivanen, me teeme läheb Ameerika Ühendriikidesse. Kuidas sina selle sõnumi või otsuse vastu võtsid? Alguses võtsin positiivselt, aga eks seal oli ka keerulisem periood, kus oli nagu palju segadust. Aga täna me ikkagi teame, et me oleme ühe eesmärgi eest väljas. Meile meeldib mängida, me oleme motiveeritud mängima ja seda me ka sellel aastal siis teha kavatseme. Tema läheb siis Ameerika Ühendriikidesse ühte tipp-rannavõrkpalliülikooli, võib vist nii öelda. Mida sina teed selle ajal ja kas te siis nii-öelda paarina jääte kokku, et suvel mängite jälle koos? Ja praegu on see plaan selline, et jätkame koos, aga jällegi see on nii kaugel, et nagu midagi 100% lubada ei saa. Mina lähen ilmselt Tartusse ja sama seis, et natuke segane veel sellega, et kes, mis, kus. Aga jah, et see on ka kaugel, et praegu ei mõtle selle peale väga. Kusti, te käisite Austrias mängimas, saite Austria kohalikul GPL, kus oli vist 2 välispaari kokkuvõttes, saite 5. koha. Ja, millised muljed, tunded, mõtted? See esiteks sellised mõtted võib olla, et parema meelega oleksin mina ka mänginud Mehhikos ja muudel MK-etappidel, mitte seal Austrias. Aga ei saanud Marti nõusse sinna minema. Aga Austria oli ka tore, et saime siis wildcardi sinna. Ja siis jah, esimeste mängude põhjal mõtlesime, et ikka seal võiks ikka nagu, või mina oma peas ikka vaatasin neid sinna medalite poole nagu väga rahulikult. Aga siis veerandfinaalis tulid jah, tublid noored. See pikk oli päris lahe kuju. See Hammarberg. Et ilmselt varsti on teda näha kuskil, Youth of Future juba mängib, aga ma arvan, et on seal Challenge'i piiri peal ka varsti. Kes jäi selles veerandfinaali mängus, kuna neid mänge, ma ei tea, kas näha sai kuskilt, aga ma igatahes ei näinud seda mängu. Kellele serviti? Veerandfinaal mängu või? Jah. Esimese game'i 3/4 mulle, siis edasi Mardile. Lõpuni välja. Selge. Mis teid nüüd ees ootab pärast Nations Cupi? Lahtised plaanid. Ei, suvel ei suurt midagi plaanis küll ei ole. Mis meil Rakvere Futures on praegu meil mõttes ja siis on augustis on EM tulemas, kuhu võib-olla saama peale. Mis see tähendab, mis palju sinna Euroopa meistrivõistlustele peale saab? 32 või? 32 tugevat Euroopa paari, te olete umbes joone peal veel täna? No vist jah. Aga see sõltub siin lähikuude tulemustest veel palju, jah. Praegu teete maailmaedabes, vaatasin 47 äkki midagi sellist, jah, 47. Jah. Et suvel on küll igast eliite ja asju. Et esialgne plaan oli neid mängima minna. Aga praegu pigem tundub, et ei lähe. Selge. Liisa, kuna te käisite ka siin Lõuna-Ameerika tuuril ja teil läks tegelikult ju väga hästi seal, siis kui me suurt pilti vaatame, minule eemalt vaadates tundus vähemalt nii. Kas sa ise oled sellega nõus ja mida teile see turniir näitas? Jah, selline keeruline, sest kui me omavahel ka nagu analüüsisime seda tiimiga, et hästi nagu kahetised või nagu hästi raske on sellist ühte hinnangut anda, et hästi erinevas skaala otsades olid nagu need mängud, et hooaja esimene mäng
täis jama, midagi ei teinud, väristasime, mida oli oodata, see oli lihtsalt vaja ära mängida meie puhul põhimõtteliselt. Ja siis tuli see Saku Reema, kus mängisime nii, nagu pole kunagi mänginud ja see tunne, mis seal väljakul oli, pole kunagi kogenud ja no see oli tõesti äge nagu ja nii hea meel oli väljakul olla ja kedagi ei kartnud ja kõik oli nagu täiesti lahtine, et kuidagi õudselt hea tunne oli. Seda ei lähe vaadata ka kõrvalt, noh, väga hästi panite seal. See ja noh, tegelikult on veits küsimärk, et kus see nagu tuli niimoodi järsku, et noh, kui just see kaotus on nagu all, mis sealt eelmisest turnast tuli, et sellest jah, selline väga-väga lahe oli see seis ja tegelikult nagu selles suhtes see justkui nagu ei olnud meile üllatus, et me teadsime, et me oskame nii mängida, et me oleme palju trenni teinud ja trennid on nagu head olnud ka teiste paaridega seal koos tehes. Et seastas see, et see nagu mängus ka välja tuli, sellel oli hästi hea meel. Ja edasi Mehhikos seal väsisime ära, et kuidagi see 4. nädal olla eemal, me ei ole eriti nii pikalt olnud ja minul tuli ikkagi selline kastis ära selline kuidagi koduigatsus, mingi hetk nagu tundus veits mitte, et oleks nagu vastu see võrkpall, aga nagu ei olnud sellist, et tahaks täiega minna trenni ja mängida ja eks seal natuke mingi füüsiline väsimus ka nagu kuhjus, et tegelikult sealt Saku Reemast nagu neid emotsioone tuli hästi-hästi palju peale, et see, kui noh, me nagu arutasimegi, et noh, tegelikult meie ju mängisime ainult nagu 2 päeva, et kvalipäev ja järgmine päev, et aga noh, inimesed mängivad ju kvalist finaalideni tihti peale, et aga noh, meie peale seda teist päeva olime ikka jumala tühjad, aga siis noh, sellest saime ka aru, et see on tegelikult täiesti uus tase ja olukord ja kõik need emotsioonid, et mida me varem poolt teinud, et noh, sellest see tõmbas ikka korraks täitsa tühjaks nagu. Aga oli lahe ja sellest ei kahetse, et sinna läksime, et noh, kuigi tegelikult praegu on seis see, et ilmselt kui me ei oleks sinna läinud ja võib-olla, et kui me ei oleks üldse mänginud enne EM-i nii-öelda rankingu sulgumist, siis me selline nipa-nappa oleksime peal võib-olla EM-il ka oma eelmise aasta punktidega, aga me oleme hästi seda meelt, et ei viitsi passida ja tahaks mängida ja aga no nüüd on lihtsalt vaja siin Itaalia ära võita ja Poolas ka mängida hästi ja siis on meil võimalused kõik olemas, aga jah, praegu mõned punktid ikkagi kaotasime. Jah, see süsteem ise on natuke jabur selles suhtes, et soodustame seda, et sa ei mängiks, aga ma saan aru, et neid süsteeme ka üritatakse teha alati paremaks ja ju seal mingisugused lüngad on sees. Kvalifikatsioonis Saku Reemas Brasiiliaste võitsite 2 kvalifikatsioonimängu 2-1 ja siis põhiturniiri esimeses mängus hommikul vara mängisite maailma tolle hetke, ma ei mäletaks 12. või 13. paar, brasiillane Agata Rebecca, kohalikud lemmikud, kõrgema asetusega paar tol turniiril ja võitsite esimese game'i 22-20. Kuna te ei ole sellist game'i võitu varem saanud oma karjääris, siis räägi sellest esimesest game'ist ka natukene. Jah, 22-20 olen võitnud küll, aga mitte nende vastu. Aga no äge noh, et ma ei tea, see oli tõesti midagi, ma lihtsalt naeratan sellest rääkides, et tõesti on hea meel ja Helena mängis ülihästi ja mul seal kõrval oli kuidagi nii vaba olla, et minu arust, kui meil eelmise aasta lõpus oli natuke selline seis, et punktid nagu tulid hästi raskelt, et kuidagi, et kui me punkti saime, isegi noh, lihtne sai taot lahendada ära, siis tundus nagu, et see tuli hästi raskelt, et kogu aeg näiteks ükskõik kumma peale mängiti, siis teisel oli nagu see tunne, et jess, ta lahendas ära nagu, et kuidagi selline kivi langes südamelt kogu aeg. Siis nüüd oli nagu see, et mul ei olnud küsimust ka, kas Helena lahendab selle ära või mis ta nagu teeb, et mul oli ülikindel seal kõrval olla, mul oli lihtsalt seal tõsta. Mina sain ka serve sellest, mitte ainult Helena, aga kuidagi nagu see enesekindlus oli nii teine ja selle pealt see nagu kindlasti tuli, et ei kartnud nagu mitte midagi seal teha ja see, et nemad seal vastas olid väga lahe, et jah, kuidagi ma arvan, et enesekindluse pealt see võit tuli. Millised näod olid kuulsatel brasiillastel, kui nad selle esimese game kaotasid? Kas te jõudsite nagu jälgida ka, et kuidas vastased käituvad? Eks me ikka jälgisime, aga eks seal rohkem olime ikkagi endas sees nii-öelda,
aga sellest see lahe jah, et nad ikkagi pidid nagu mängima hakkama, et eks nad ikka võiksid tulla sinna niimoodi tasapisi vastu ja vaadata, mis saab ja eks nad alguses ilmselt nii tulid ka ja tegelikult nad ju esimeses game'is olid seal ikkagi mingite punktidega peal meil seal game'i keskpaigas, et võiks nagu arvata, et läheb niimoodi samamoodi edasi, aga seal Helene sai väga palju plokipunkte, et see oli nagu väga äge. Teine kolmas game, kas tundus, et oli šanssi ka või oli näha, et nad ikkagi mingisuguse käigu panid veel juurde? Nad ikka panid juurde natuke, aga eks seal natuke jäi meie taha ka nagu see, et noh, kas tõesti nagu tuleb see ära või kas suudame, et ja kolmas game meie poolt hästi pehmelt alustatud, et noh, kolmandas on vaja minna nii-öelda jõuga peale ja näidata, et sa tuled seda mängima, mitte niimoodi pehmete koksudega, et sealt natuke jäime kinni ja sealt hakkas see kuidagi nagu veerema. No üldse esimest korda ma pean ära mainima, on siis teie puhul oli see pääs põhiturniiri challenge'i tasemel, mis on siis tugevuselt see teine tase ja seal tegelikult ka alagrupi teises mängus selle Tai-paari vastu, kelle nimed on väga pikad ja me täna selle pikemalt ei peatu, 1-2 kaotus, et seal oli ka tegelikult oma šanss olemas. Jah, see oli tegelikult kehv mäng, et me jäime hästi kinni mingitesse plaanidesse, mis alguses olid tehtud ja üldse ei liikunud kaasa sellega, mida võiks ja muuta neid asju, et Rivo oli ka päris kuri seal lõpus, et noh lihtsalt, et nagu et me ei saa aru, mis väljakul toimub ja kuidagi jäime hästi sinna ühte asja kinni, mis tegelikult on nagu kurb. Kuidas see koostöö Rivoga teil välja näeb? Rivo oli seal koha peal olemas, sa ütlesid, et ta oli kuri lõpus, kas see tähendab, et ta mängu ajal juba karjus kuskilt teemalt või see on see, et pärast mängu ta ütles, et pagan, et selle mängu oleks pidanud ära võtma? Jah, ta elab väga kaasa, ega meil tegelikult oligi enam-vähem, jah, kunagi varem on ta vist ka meil Leedus kaasas käinud, aga pigem oli esimene kord ja väga kõvasti elab kaasa, mis ega me ei teadnud, kuidas ta seal vaatab neid mänge, et väga elab kaasa ja väga tore oli. Selles mängus me saime aru, et ta hõikas väljaku kõrvalt, et mõelge või pea lahti või midagi sellist, et ega ta ju ühendada ei või ja ma ei tea, kas see läheb ühendamise alla või ei lähe. Aga me saime nagu aru, et me peame midagi muutma, aga me ei suutnud välja mõelda seda, et mida me peame muutma, et me saime aru, et see serv nagu on lahja või nagu ühes kohas kinni, kõik on nagu samasugune, vastasel on täpselt sama pilk nagu igat side-out'i lahendama hakates, aga kuidagi ei suutnud midagi välja mõelda sealt. Aga jah, ja pärast räägime ära ja sellest selle mänguga ikkagi jah, ta näitas küll, et ta ei ole rahul ja ega me keegi ei olnud sellega rahul, aga lõpuks lähme ikkagi sõpradena kindlasti laiali ja paneme edasi, et ega siin midagi. Kui Rivo venelasi juhendas, siis ta rääkis ka seda, et ikkagi tänapäeva rannavõrkpall on ka läinud seda suunda, et iga mängija teatakse läbi ja lõhki, väga hästi on protsendid teada, kes lündab kui palju tugevalt diagonaali, kes teeb piirikokse kui palju ja mist olukordadest. Kas täpselt samamoodi oli, ütleme siis, kui te seal Brasiilias mängisite, oli tegelikult Rivol teada vastaste nõrkused ja kuidas nendega mängida? Mingil määral ikka, et meil alati käib see nii, et meie vaatame mängud läbi ja meie joonistame rünnakukaardid ja siis paneb Rivo sinna juurde need suunad või kuidagi räägime nagu läbi. Et see oli ka tegelikult meile suht selline uus olukord justkui, et kui seal Futuresi tasemel nagu vaatad seal niimoodi ühe mängu ära, vahest vaatasime võib-olla vähemgi, et väga selgelt on näha, mida vastased teevad, et üliklassikaline mäng, väga kiirelt hakkab ikkagi silma need olukorrad, siis siin vaatasime neid mänge, vaatad ühe mängu ära, siis võtad järgmise, et sa vaatad ja kurat, et kõik suunad on olemas igast olukorras sellised ja vaatadki seal, et mis ma siis nagu kokku panen sellest, et see nagu tegelikult ka hästi palju meid kuidagi nagu väsitas või kulutas, et seda kuidagi mõttetööd oli nii palju vaja rohkem teha siin enne mänge ja seda, ja kui nagu siis suure enesekindlusega me Rivole neid sinna lajatama läheme, et oligi, et tead, ma ei tea, mis see teeb, et aita, et aga jah, mingid asjad klapivad, mingid asjad ei klapi, siis vaatame sealt, mis kellelegi silma jäi ja üldiselt jah, ikkagi Rivo usaldame
ja noh, siis on meie ülesanne ikkagi näha need olukorrad väljaku peal ka ära, et noh, kui tõste jääb lühikeseks, mis siis ja nii edasi, et siis pead ikkagi sina väljaku peal olema, et märgata ka seda, et see tõste on lühike ja siis mis reaktsioon sealt tuleb, mis iganes. Väga huvitav igatahes kuulata seda järelkajast. Tihti need järelkajad on minu jaoks palju veel huvitavad kui see mäng ise, sest kui sa teada, mida inimesed mängu sees mõtlevad, siis see mäng kuidagi avab nii palju erinevaid huvitavaid tahke. Aga nüüd siis lõpuks me läheme ka rahvuste karika juurde ja rahvuste karikas me alustame sellest, et meil oli kvalifikatsioonimäng. Urmas ja Tiima mängisid siis Kaur-Erik Kaisi ja Jaan Rebeli vastu pidid mängima. Rebel oli lõpuks põlvevigastusega ikkagi eemal, loodetavasti liiga pikk vigastus ei ole ja tuleb varsti tagasi ja tema asemel valiti Joosep Põldma. 21-11, 21-12 võit, kuigi vist liiga palju rääkida ei ole, siis Urmas ja Tiima selle koha said. Mis sa ise kokkuvõtteks ütleksid selle mängu kohta? Jah, no selles suhtes oli tore, et hooaja algus esimene mäng, siukene mõnus, siukene ärevus oli sees heas mõttes, et kõhus oli tunda natuke liblikaid, et siis kui see tunne on olemas ikka mingitele siukestele mängudele mõeldes, siis on kõik hästi ja tasub seda rannahulla asja edasi teha või ise mängida, et see oli nagu tore. Natuke oli konadlik ka mingites kohtades, aga ma arvan jah, et me sellel hetkel olime neist nagu selgelt paremad igas asjas ja eks see tulemus ka seda kajastas, et selles osas kindel mäng kokkuvõttes ja tore oli see, et sinna oli väga palju pealtvaatajaid tulnud, et 70-80 inimest, väga tore, et tore hooaja algus. Ja nüüd siis teie lähete Saksamaale Hamburgi mängima rahvuste karikat, Kusti ja Mart ka. Millal te ära lendate? Teil esimene mäng on laupäeval. Ja me lendame ära neljapäeva lõunal. Neljapäeva lõunal te jõuate järelikult siis teha ikkagi üsna mitu trenni ka veel koha peal? Praegu on reede hommik on trenn paigas, et see on kindel. Ja treener läheb kaasa Karl Stamm, ma kuulsin. Just nii. Räägime siis selle süsteemi lahti ka. Meil on Jurmalas toimumas juuni keskel otsustav siis faas ja sinna on taganud koha juba 7 meeste koondist ja 7 naiste koondist. Kokku 12 koondist pääseb sinna, nii naistest kui ka meestest ja viimased siis pääsejad selgitataksegi maikuu keskel erinevate alagruppide kaudu. Nii meestel kui ka naistel on 4 alagruppi, nii et nendest siis tuleb kokku 7+4 on 11 ja pluss siis korraldaja saab veel ka edasi. Aga me enne saadet olime pool tundi siin stuudios ja proovisime leida erinevaid lahendusi ja teadmisi. No liiga palju me ei leidnud muidugi. Me helistasime Leedu alaliitu, me helistasime Laos Lukasele, me uurisime internetist ja me saime teada, et ka mingid teised ikkagi oma alagrupist võivad siis saada edasi. Aga see, me ei lähe detailidesse täna, sest siis jääks järjekordselt tund aega puhtalt süsteemi selgitamisele. Ühesõnaga selge on see, et oma alagrupp tuleb võita, siis on kõik hästi ja mängid Jurmalas. Lähme selle ideega peale, see, et teisena edasi saada, see on väga väike tõenäosus üleüldse. Eesti meeskond mängib siis Hamburgis ja mul on need kõik toredad koondised ka siia üles märgitud. Saksamaa on kõrgema asetusega paar või mitte paar, vaid siis koondis Ehlers Vikler, maailma hetke kas 5 paar on nende esinumber ja teine number ei ole ka mitte paha paar Pevtsner ja Winter, maailma 42. paar. Ja siis on teine on Inglismaa, Bello, kes on siin viimastel aastal kõvasti tõusnud, nemad on maailma edetabelist täna 23. ja nende teine paar on siis Pialkots ja Patrane või Patrain, kuidas iganes õige on öelda, ja see on maailma edetabelis 91. paar. Nüüd kolmas ongi selles alagrupis, siis kuhu kuuluvad lisaks veel Luksemburg, Sloveenia, Küpros ja Moldova. Kolmas on Eesti, asetuste põhjal vähemalt meie saime nii, kui me punktid kokku lugesime teada, see peaks olema tõsi. Meil on siis Nõlvak Tiisan 47. maailmas ja Piik Korotkov olete nüüd kerkinud pärast Madriidi 164. kohale. Nii et see on see teadmine, millega me vastu lähme ja meestel nüüd te peate mulle meelde tuletama, kuna on 7 koondist, siis esimeses ringis on Saksamaa, eks ole, vaba. Peaks olema nii, jah. Peaks olema nii. 2 miinuse süsteem. Just. Ehk siis ühe vastasseisu kaotad kellele koondisele, siis igal juhul sind ootab üks võimalus vähemalt veel või jätkata turniiri. Ja kui me nüüd vaatame siin nagu loogiliselt, siis tundub nii, et kui Inglismaa mängib Moldovaga, siis Eesti peaks minema Küprosega ilmselt esimeses ringis vastamisi. Me arvame. Arvate nii? Aga ei minu loogika ütles, et me lähme Moldovaga vastamisi. Minu loogika ka Moldova esimese hooga. Et viimane on siis, Luksemburg on viimane.
Küpros on viimane, et Inglismaa läheb Luksemburgiga, Sloveenia läheb Küprosega. Ma võib-olla julgeks pakkuda, aga selge. Täitsa kindel pole. Aga me teeme jälle, tore on teha järeldusi siin, et ütleme, esimene vastasseis Eestile peaks olema see, keda me ikkagi võidame, et siin need viimased koondised ei ole sellise nii tugevad, et me peaksime väga kartma, et pigem see on see, kus tuleks kindlasti võit ära võtta. Olete te nõus minuga? Tahaks öelda enesekindlalt jah, aga... Jah, Moldova nimesid absoluutselt ei ole näinud, kuulnud. Sloveenia poisid on küll tuttavad sealt nimekirjast kõik vanad kalad on jälle, ajavad särgi selge ja tulevad mängima, et nad kindlasti mõistavad seda mängu. No ma ütleksin nii, et Saksamaa on kindlasti favoriit, Inglismaa, Eesti ja võib-olla siis ka Sloveenia on seal enam-vähem üks grupp, ma ei tea, kas Sloveeniat me sinna julgeme lisada, aga kui suurt plaani vaadata. Ja Luksemburg, Küpros, Moldova on need, kes ikkagi võiksid olla selgelt nõrgemad minu sellise edetabeli põhjal vaadates. No võiks olla. Vaatan praegu sellel ühel Luksemburgi saitsil on ikkagi mingeid punkte, et midagi nad on mänginud ja ma ei tea, kus küll ja mida, aga... Ma arvan, et me nägime neid eelmine aasta Poolas Futures etapil ka, et no siuksed okeid, aga te peaksite üle olema. Okay. Aga mina vaatasin, Luksemburgil on teine paar, on selline, kes ei ole kunagi ühtegi punkti teeninud. Et võt, mina tahaks nende mängu ka näha. Et see siis süstib, ma arvan, sellist energiat ka minule, Taavi Leinartile, Ville Rindusele ja teistele meie saate püsikuulajatele, kes ka teevad igapäevaselt trenni. No see päris näitaja ei ole, ma lihtsalt tahaks öelda, et eelmine aasta oleks mina võib-olla mingit etappi mänginud, oleks täpselt samamoodi mul 0 punkti. Ja... Aga Eesti sarjast saad ka punkte? No üle-eelmine aasta siis jah, et Eesti sarjast me hakkasime üle-eelmine aasta äkki punkte saama, enne seda ei saanud. Okay. Ja no fakt on ikkagi see, et Ehlers Vikler pääsevad olümpiale niikuinii, ehk siis kui nemad nüüd aitavad Saksamaa koondise siin alagrupis võidule, siis nemad Jurmales enam seda finaaletappi mängida ei saa. Et sinna saavad mängima ainult need, kellel tolleks hetkeks, kui see olümpialist on lukku läinud, ei ole veel kohta. Nii et nemad aitavad oma koondist siis finaaletapile praegu põhimõtteliselt võimelda. Siis tuleb Saksamaa 3. sats ilmselt neile sinna mängima. Kuidas nüüd oletame, et Ehlers Vikleri vastu tekib meil võimalus mängida mõnda tähtsat mängu? Kuidas nende vastu Kusti mängima peaks? Olete te Mardiga nendega mänginud palju? Mõned korrad oleme, jah. Nad on väga head. No mingi aeg tagasi see Ehlers väga pikk inimene ja suur ja selline mingi aeg tagasi ta oli ikka väga aeglane ja konarlik ja oli nagu vaadata, et kas temast nagu saab sellist tipptasemel asja, aga nii head tööd on tehtud, et tema pealt ei kärise nagu absoluutselt enam midagi, et vastuvõttest ja kõik nagu asjad on tal super head juba. Et tuleb mängida väga hästi. See on plaan. Ja sellel pika sakslasel on nii palju, kui ma olen tähele pannud, oli alguses oli ka hästi üksluine, eks, et oli see üsna lühike diagonaali rünnak, siis nüüd on see ka nagu ära lihvitud, et on nagu mitmekülgsem ka ja siukse pika mehe vastu on päris palju raskem kohe. Väga hea rünnakukõrgus on tal ikka, see on päris hea. Aga kui me nüüd sellest alagrupist räägime, siis see Bello Inglismaa paar ikkagi vennad, kellega meil õnnestus ju ka eelmisel aastal samas alagrupi Nations Cupil kuuluda ja nendega ka mängida, siis see info, mis sul eelmist aastast meeles on, Urmas? No elu üks raskemaid mänge oli nende Bellode vastu, et nad on siuksed ülisüdikad, väga vastiku serviga, siuksed füüsiliselt võimsad, et aga ka plokk vist ei ole ju, kuna nad on suht lühikest mängijad mõlemad. Ikka korralik plokk on. Oli? Ta seal võttis molli ka päris korralikult kinni, et selle taha nagu ei jää, et ta on küll on nagu pikkuse mõttes tal võib-olla läheb mingites olukorras rohkem aega, et sinna üles saada, aga siukse klassikalise kõrge tõste puhul ta ilusti jõuab sinna kohale ja mulle tundub, et eelmine aasta me mängisime ka nendega siis, kus nad just olid ka siukse mõnusat edasihüppet tegemas ja nüüd selle eelmine suvi ja nüüd jätkavad ka siukest päris head tõusu, mulle tundub, et on veel paremaks läinud, ma arvan. No maailma edetabelist 23. veel, mulle tundus aastaga tagasi, et need vennad võivad unistada 23. kohast, aga tõesti on hästi mänginud terve aasta. Nad on väga head tööd teinud, et mäletan ka mingi hetk oli nendega niimoodi, et nad eksisid palju ja kui see olid enam vähem, siis ikka võitsid. Ega nüüd nagu ei eksi. Et jah, nad on head ja tõesti hästi südikad ja hästi nagu võimsad ja võitlevad ja sellist vastu on igal juhul raske, kes nagu hästi väga tahavad. Urmas, mis seisust te Tiimaga täna olete? Päris okei, et ma arvan, et
selgelt paremas kohas kui aasta tagasi, kui me olime võib-olla kuu aega koos trenni teinud, et ma arvan, et julgeks öelda, et siit eelmise aasta lõpust oleme nagu edasi läinud, et nüüd on siit, loodame, et jätkame sama hooga, et üks etapp on ja 2 mängu kvalifikatsioonis on küll ainult selja taga, aga siuke tunnetus on hea ja füüsiline vorm on, ma arvan, meil mõlemal parem kui aasta tagasi ja selle pealt saab mängida küll. Et just võib-olla Madrid oligi hea, et ma mäletan, kui eelmine aasta käisime Poolas, oli ka väga pehme liiv ja siis tundus, et polegi mingisugust varianti seal liivases sumbata, siis Madridis oli sama pehme liiv ja sai ikkagi mängida küll, et ei jäänud nagu selle taha see mäng. Kusti, mis see just emardega täna olete? Hea küsimus. Pead silmas siis sellist mänguvormi, jah? No, minu poolt füüsiliselt ma olen väga heas kohas võib-olla, sellega olen saanud teha tööd, head tulemused on, väga rahul. Mänguliselt ei ole liiga palju koos treeninud. Austrias mängisime turniiri, me olemegi rohkem mänginud kui treeninud koos. Et koostöö võiks kindlasti olla parem, aga võib-olla vana rasa pealt saab sellise hea koostöö ka ikkagi mängu täheks kätte. Kuidas seal rahvusvahelik on? Seal on ikkagi esimene paar, et igal juhul ju teie, sest seal pannakse puhtalt edetabeli põhjal, et seal ei ole... Ma sain küll nii aru, jah. Et treener ei ole see, kes otsustab, vaid seda otsustab edetabeli kohta. Ja varumängijaid ei ole, ma tean kunagi, kui me mängisime mingit rahvusvahelik, siis oli meil 5 mees ka kaasas, aga sel aastal 4 meest ja 4 naist. Just. Nii, et vigastada ei tohi keegi saada? Ei saa. Või kui, siis mängib vigastusega lõpuni ja naudib. Selge. Edu teile igatahes Saksamaal. Saksamaa on ilus riik. Ma ei tea, kuidas Hamburg, loodetavasti ka Hamburg, saate pärast öelda. Tuleme naiste juurde. Vilniuses siis mängitakse reedest pühapäevani. Plaanin ka ise kohale tulla, vaatame ikkagi haruldane võimalus, vaadata Eesti rannavõrkpalli sellist toredat koondist mängimas ja leedulased on ka toredad minu teada. Ma tean, et Vilnius, kus need mängud peetakse, on väga erinev koht. See on selle Vilniuse keskel asuva jõe ääres, et see ei ole nagu Madridis, et sa lähed kuskile pärapõrgusse, vaid see on ikkagi väga keskne koht. Seal on sellised väga ilusad aastaringi üleval olevad väliväljakud, kus on ka korvpalli asjad ja muud liikumisspordiga seotud asjad. Ja seal on, kuna inimesed niikuinii käivad sealt mööda, siis on tavapärane, et kui on mingi turniir, siis inimesed tulevad, istuvad maha, naudivad ilusat ilma ja ilus ilm praeguse seisuga on ka sinna Vilniusse tulemas nädalavahetuseks. Nii et tundub, et kõik eeldused selliseks ägedaks kogemuseks on olemas. Liisa, teie mängite siis koos selliste toredate koondistega nagu A-alagrupp, Leedu, kes on siis peamine favoriit esikohale, Sloveenia, Austria, Eesti peaks olema 4. asetusega, siis on Slovakkia ja Rumeenia. Teil on kindlasti see pott, ma julgeks öelda, ühtlasem kui meestel. Et siin ikkagi kõik mõistavad mängida küll, et me ei saa öelda, et keegi on selline täielik udu. Jah, ma ütleks esimesed 4 on ikkagi sellised... Ei, vabandust, kui ma nüüd kuidagi... Mul lihtsalt Küpros ja Moldova võib-olla ei tundunud kõige suurem ja Luksemburg ka kõige suuremad rannavõrkpalliriigid. Nii. Okay. Et esimesed 4 on jah sellised päris ühtlase tasemega, mulle tundub, et põnev. Ma tõesti ei oska nagu öelda, ma ei oskaks öelda ühte kindlat riiki küll, kes siit nagu edasi läheb, et ma arvan, et kõike võib juhtuda ja Eesti võib ka hästi mängida. Eesti siis paar Liisa ja Leene maailmamedalis 60-ndad ja 130-ndad olete teie, Liisa-Lotta ja Eva-Liisa, siis ma vaatasin Austria naised, kes on siis ka ühed pretendendid esikohal ikkagi, neil on 27. ja 56. maailmapaar ja Leedul siis 21. paar on Paulik ja Raupeliite, kes on ka sel aastal juba päris korralikult mänginud, sellest suhtes ikkagi tasub neid alati meelde tuletada, et kõige pikem naisblokimängija minu arust tuuril on Raupeliite oma 2 meetriga umbes, et ikkagi väga, ja ta on ka samamoodi, nagu te siin rääkisite Saksamaa esipaarist, et ikkagi blokimängija on ka väga palju edasi liikunud, et ei ole nii nagu sirgjooneline, nagu ma mäletan, Raupeliite siin kunagi võitis Võru etappi Eestis ühe teise paarilisega, et siis ikkagi tundus, et on veel väga kaugel nendest õigetest liigutustest, aga nüüd on ikkagi väga hästi siis Leedu selgelt parima mängija, kaitsemängija Paulik Jääne kõrval, temast ka tehtud nagu mängija ja see maailma edetabeli koht ka seda näitab ja neil on see olümpiale pääs veel ka täiesti võimalik punktide alusel, et
neil on ka see võimalus veel alles, aga kuna nad kodus mängivad, siis kindlasti nad ka tahaksid rahvuste karikal hästi esineda. Lotta, kuidas sina näed seda hetkeseisu, kui me vaatame Leedu esimene paar siis 21 koht maailmatabis ja 134. paar on siis maailmas nende teine paar Tumbauskaite, Vassiljevskaite, kes mängisid siis Leedus sellise kvalifikatsiooni, kus oli palju erinevaid paare ja selgitati see teisena riiki esindama pääsev paar. Et kuidas sulle see üldseis tundub? Meie üldseis? Ütleme alagrupi üldseis. Mu arust on päris raske alagrupp võrreldes teistega. Aga ma arvan, et meil on neid raskeid mänge vaja, kuna see turniir, ta on oluline, aga meie jaoks sellel hooajal ikkagi kõige olulisem on see U22 EM ja me peame just läbi selle Nations Cupi õppima, võitlema ja ka võitma just nende nagu raskete paaride vastu ja just ka siis, kui me ei ole favoriidid. Et ta on kindlasti meile väga kasulik turniir, aga ma ei julge mingisuguseid võita nüüd küll nagu siin alagrupis kellelegi lubada. Selge. Seda on tore kuulda, et keegi ei tea veel, kes võitma hakkab. See ongi spordi mõte, et siis on huvitav jälgida, kui ei ole suuri favoriite. Ma ütleks ka Pauliken ja Raupeliit, nad on kindlasti tugev paar ja on võitnud väga tugevaid paare siin sel ja eelmisel aastal, aga nad on ka väga ebastabiilsed teatud hetkedel, et ma siin vaatan Helenele ja Liisale küll otsa nii, et kui peaks mänguks minema, siis leiate need õiged punktid üles. Ja me oleme nendega isegi tegelikult 2 korda trennis mänginud ja me oleme võitnud neid mõlemad korrad, aga nad ikka nii palju jonnivad seal, et see on aju vaba, kuidas niimoodi üldse saab mängida. No tegelikult on, et täitsa sõltub, mis tuju seal kellelgi on ja kuidas minema hakkab. Ma vaatan, kuidas see kaitsemägi Paulikene ikkagi, ilmselt ropendab. Ma Leedu veel roppuse liiga hästi ei tea, aga ilmselt ropendab päris tihti, kui Raupeliite midagi ära ei lahenda, et vahepeal isegi valus vaadata seda. Aga samas Paulikene nagu mängijana on jälle fantastiline, et teda on väga huvitav vaadata, kuna ta nii palju kaitsest tulevaid palle saadab otse üle võrgu punktiks ja kui täpselt ja kui osavalt ja kui hästi tal see mõte töötab seal mängus. Jah, kui ta viitsib mängida, siis ta mängib väga hästi. Et trennis tihti peale tegelikult ta ei viitsi seal ka endast, jah, ei ole niimoodi väga sees alati, et kuidagi nii ja naa, aga kindlasti tugev paar. Minul on rõõmusõnum. Leedu alaliitu tegime kõne enne tänast saadet ja tuli kinnitus, et kui nüüd kõik toimib hästi, neil on ka viimase hetke veel jäänud see korraldus, aga kui kõik toimib hästi, siis nii peaväljakult kui ka teiselt väljakult kõikidest mängudest tuleb ülekanne. Leedu Delfis on ülekanne ja lisaks on siis ka vist YouTube'i tulemas mingi ülekanne, nii et võrkpallisõbrad Eestis, kes nüüd Vilniusse teekond ette ei võta, neid on vähe. Ilmselt enamus on Vilniuses kohal nagu mina, aga kes ei võta, siis näeb ikkagi mängud ära ka internetis, mis on minu arust äge. Ma ei tea, kus Hamburgis on, aga loodame, et seal on samamoodi, sest väga tahaks vaadata neid mänge. Ma usun küll, et seal tuleb ikkagi ülekanne. Et korraldus on siis selle King of the Courti korraldada ettevõtte poolt ja see tribüün ja kõik see asukoht, kus siis 2 nädala pärast toimub ka King of the Court Hamburg. Ja kus te ka, kas Mardiga pidite esialgu vähemalt mängima minema? Jah, see on ka plaanis praegu. Okay, selge. Et nemad teevad tavaliselt päris sukest head tööd ja ma usun küll, et tuleb ülekanne. Ja peaks vist olema teil ka 2 väljakul, saame õigesti aru Nations Cup? Vist jah või? Ja seal asendiplaanil oligi 2 väljakut ainult, nii et siis arvaks küll jah. No et ei ole 1 päris, vaid ikka 2? Arvaks küll jah. Selge. No seal treeningute seal oli kirjas, oli warm-up court ja mänguväljak, et okei, aga võib-olla on 1 siis. Eelmisel aastal Norras oli? 1. 1 ikkagi jah? Võimalik, kui seal Hamburgis on see suur areen, et siis nad ikkagi teevad kõik mängud seal äkki. Ma arvaks küll. No siis on igal juhul peaks olema, sest peaväljakult peab olema ülekanne. Nii et siis selles suhtes on hästi. Nii et mina küll soovitan kõigil võrkpallisõpradel jälgida nüüd nädalavahetusel ja ka esmaspäeval siis meeste puhul neid mänge tuleb kindlasti huvitav turniir ja elame omadele täiega kaasa. Mis veel põnevat on? Meil on Urmasel vaja panna südamele inimestele midagi seoses Rakvere MK-etapiga. Täpselt nii. Meil on Rakvere MK-etapp tulemas juuli alguses. Ma panin tähele, et siin on meestes, ma naiste osa ei oska öelda, aga meestes on ainult 3 paari registreerunud, on Mart Kusti, Rebel Kais ja Korotko Piik, aga võiks kõvasti rohkem seal Eesti paare näha olla, ehk siis ma tean, Talist Randaleniki ka peaks olema vähemalt ma väga loodan, aga seal võiks Nuut Maidlat olla, Siim Ennemuisti, ma ei tea, Kollod, Jaanid, Vennod, kes iganes, et kõik võiks sinna kirja panna.
ja ma usun, et panevad ka tegelikult, aga siis, et siin on vara... Ja ma tahan lihtsalt südamele panna et see registreerimine läheb üldse 29. mai juba lukku, et sinna pole väga palju aega jäänud ja seal on tegelikult omajagu vaja ka pabereid ette valmistada, et seal on 3 niisugust dokumendikest, perearsti juures tuleb ka tervisetõend küsida või spordiarsti käest, et kirjutage Ukule, uku@volli.ee, et tema siis annab teile kõik vajalikud paberid, saate sellega... Ka perearsti paber annab Uku või? Ta annab paberi annab, aga täitma peab siiski arstiga koos selle, et aga paberi saab nii-öelda, aga samas ma võib-olla tasub öelda ka seda, et see päris ei ole nagu ka Eesti etapp selles mõttes, et ma panen igaks juhuks kirja ära ja kui ma ei saa, siis ma ei lähe, et seal tuleb ka õigel ajal ennast maha võtta ja kui ei võeta, siis kaasnevad ka trahvid, et siis kui ikkagi on kindel plaan mängida ja kui õnnestuks nii-öelda peale saada, siis pange kirja, et nii palju, kui ma aru sain, Eesti saab 4 kohta põhiturniiril ja 1 kvalifikatsiooni. Ma 100% ei ole kindel selles, aga nii võiks olla, et siis tasub kirja panna. Ja naistel samamoodi, et ma ei tea, mis seis naiste turniiril oli, aga kindlasti siis sama info kehtib teile ka, et pange varakult kirja. Ja teine rahvusvaheline turniir sel aastal ka, meie oleme õnnelikult need korraldajad, me teeme siis EVSAT Ploogarannas jaanipäeva nädalavahetus tagantjärele ise ka naerame, et kas see oli ikka parim plaan, aga ütleme siis nii, et turniir toimub 20–22 juuni, siis 23 saab teha Jaani lõket ja 24 on ka vabapäev, et inimestel jääb ikkagi ka pärast turniiri siis potentsiaalset võitmist veel aega tähistada. Just, ja sinna ka natuken regamise jaoks tuleb mõningaid dokumente täita, aga loodame siin juba lähinädalatel selle infoga välja tulla. Ja EVSA puhul on huvitav see, et meie siis otsustasime teha 24 paariga põhiturniiri ja seal nendest siis, ma täpselt ei mäleta, kas 5 või 6 paari saab juba Eestist otse peale. Nii et, ja kui neid välismaalasi ei tule piisavalt palju, siis saab rohkem Eestis. Ma rõhutaks ka seda, et kui Rakvere MK on ikkagi, sinna igal juhul tuleb palju välismaa paari ja eestlaste protsent, kuna meil ei ole palju punktiga paare, on suhteliselt väike, nagu sa ütlesid, 4 paari, siis põhiturniiril per gender ja võib-olla kvalifikatsioonis ka keegi, siis EVSA võib kujuneda ikkagi ka päris palju Eesti võistluseks, et me ei tea, meil ei ole õrna aimugi palju sinna välismaalt paare tuleb, nii et Eesti võistlus EVSA on see, kui kõik need, kes Eesti GP-etappidel tahavad mängida mehed, naised, julgelt soovitan registreerida, et seal on kindlasti võimalus. Kvalifikatsiooni pääseb 16 paari, 16 pääseb otse põhiturniiril ja 18 pääseb veel kvalifikatsioonist edasi põhiturniiril, et seal on päris nagu suur turniir tulemas ka osalejate arvu osas. Ja igal juhul, ja ma usun, et mingid huvitavaid paare tuleb kohale EVSA-le ka, et ma tean, Madridis Soome koondise peatreener küsis, et kas wildcardi saaks äkki Soome paarile, et ma tean, et seal ei pea kõik EVSA riikidest, eks olema, et mingi osa saab ka väljaspoolt tulla, et tuleb kindlasti tore turniir. Kui ma nüüd vaatan ja see vastab tõele, siis naistest on Rakvere MK-etapile registreerinud juba paarkümmend paari. Nii et väga palju on siin Eestist 2 paari, keda me teame, kes soomlasi 3, sakslasi 3, itaallasi 2, lätlasi 3 paari. Et tundub, et tuleb ikkagi väga äge turniir ja siin vaatan ka mõnda lähiriikide paari nime, siis igati korralikud mängijad on tulemas, mis on minu arust väga äge ja oluline, et siia Eestisse ka head mängijad tulevad. Aga me teame, et siin suvel ei ole liiga palju neid turniire, et kui sul need Euroopas neid tuure on, või turniire on, siis sinna ka nagu tulevadki need tabelid kõik üldiselt kenasti täis. Ja kindlasti, et lihtsalt niisama kirja panna ja peale saada ikka ei ole, et selles suhtes tuleb korralik kvalifikatsiooni andmine ka ja kvalifikatsioon ka kindlasti täis. Ja Rakveres siis meestest on ka registreerinud juba paarkümmend paari, nagu sa ütlesid, nende hulgas siis ka 3 Eesti paari ennast kirja pannud, aga ootame rohkemaid. Ja jääbki veel öelda vaid see, et kui nüüd Jurmalasse Eesti koondistel peaks asja olema, oma alagrupp õnnestuks võita, siis 13–16 juuni on Jurmalas suur selline finaalturniir, mida tasub ka vaatama minna siis, kui seal eestlasi ei peaks osalema, et see Jurmala iseenesest on juba äge ja ma arvan, et see turniir tuleb ka lahe. Vot, saade nagu ikka sai pikk. Ei midagi uut siin päikesel, aeg on lõpetada. Mina usun, et ma täna edastan oma siis kõik edusoovid kogu Eesti rannavõrkpalli ja üldse võrkpalli publiku poolt. Tulgu see turniir huvitav, andke endast maksimum igas mängus ja proovige nautiga ka protsessi. Aitäh kuulajatele, loodame eetris olla juba õige pea taas, nii et kohtumiseni. Tšau, tšau.